Samal ajal kui mõned piirkonnad upuvad sõna otseses mõttes rekordvihmadesse, kannatavad teised enneolematu kuumuse ja hävitavate tormide käes. Isegi planeedi stabiilsed nurgad muutuvad riskitsoonideks. Kuid on olemas üks oluline punkt. Mõnikord on inimkonna ajalugu kokku surutud ühte punkti, kui süsteem kõigub hävingu ja uue arengutaseme vahel. Ja praegu on just selline aeg. Väikseimgi tegevus, teave, otsus, samm võib kõike muuta. Täna, möödunud nädala kliimasündmuste ülevaates, räägime sellest inimkonnale avanenud võimaluste aknast. Austraalia. Ida-Austraaliat on alates 20. maist mitme päeva jooksul kimbutanud äärmuslikud vihmasajud. Uus Lõuna-Walesi rekordilise vihmasaju põhjustas aeglaselt liikuv madalrõhkkond. 3 päevaga sadas maha rohkem vihma kui oodatud 6 kuu jooksul. Mõnes kohas 48 tunniga sadas maha üle 400 mm vihma. Hunteri ja Kesk-Põhjaranniku piirkondades jõed ajasid üle. See tõi kaasa tõsiseid üleujutusi. 10 000 inimesed osutusid välismaailmast ära lõigatuks. Paljud ronisid oma kodude ja autode katustele, kust neid helikopteriga evakueeriti. Traagiliselt hukkus 5 inimest. Üleujutuse tõttu suleti üle 100 kooli ning tuhanded kodud ja ettevõtted jäid elektrita. Kodust lahkuma sunnitud inimestele avati evakueerimiskeskused. Tari oli üks enim kannatada saanud linnu, kus vaid 2 päevaga sadas 1,5 tolli vihma, 5 korda rohkem kui tavaliselt mai keskmine ja ligi kolmandik aastasest sademete hulgast. Manningi jõgi on ületanud oma 1929. aasta rekordilise üleujutustaseme. Hinnanguliselt on Kesk-Põhja rannikul hävinud või tõsiselt kahjustatud vähemalt 10 000 kodu ja ettevõtet. Umbes 800 kinnisvaraobjekti on juba kuulutatud elamiskõlbmatuks ja ohtlikuks ning see arv aina kasvab. Isegi pärast vihmasadude lakkamist ja veetaseme langust olid inimesed endiselt ohus, tänavad olid tugevalt saastunud, olid ilmunud maod ja rotid ning kohati vedelesid paljastatud elektrijuhtmed. Jõeäärsed alad olid täis prügi ja surnuid loomi. Ohustatud on ka Tasmaania kuradite kaitseala, haruldane röövtoiduline kukkurloom, kes elab ainult Austraalias ja on väljasuremise äärel. Tšiili. Tšiili linna Puerto Varase elanikud 25. mai pärastlõunal sattusid silmitsi selle piirkonna jaoks haruldase nähtusega, esimese kategooria tornaadoga. Keeristorm pühkis läbi linna tuulekiirusega kuni 178 kilomeetrit tunnis, kahjustades umbes 250 maja. Tornaado rebis maha kaubanduskeskuse ja turukatuseid, purustas poodide aknaid, murdis maha puid ja elektriline. Selle tagajärjel jäi elektrita üle 25 000 tarbija. Linna kõige rängemalt kannatada saanud piirkonnas keeristorm liigutas mitut maja 15 meetri võrra edasi ja mõned hiljuti ehitatud hooned hävisid täielikult. Loodusõnnetuse tagajärjel sai vigastada 13 inimest, kellest 6 viidi haiglasse. Õnneks inimohvreid ei olnud. Puerto Varase linnapea nimetas juhtumit piirkonna jaoks enneolematuks. Venemaa. Mai lõpp tõi Venemaale uue laine ebanormaalseid ilmastikunähtusi. Jakuutias, planeedi ühes külmimas piirkonnas, soojenes õhk +24,5 kraadini, mis sai päevase maksimumi uueks rekordiks. Kohati temperatuur ulatus peaaegu +32 kraadini. Samal ajal riigi Euroopa osa lõunapoolses Sotši linnas termomeeter päeva jooksul ei tõusnud üle +18,9 kraadi. Ebanormaalne soojus tabas ka Lääne-Siberit. 23. mail Novosibirskis õhk soojenes +30,3 kraadini, linnaelanikud päästsid end Leitsaku eest purskkaevudes. Ja Krasnojarskis 24. mail oli +3,7 kraadi.
2 inimest viidi kuumarabanduse tunnustega haiglasse ja 27. mail inimesed uuesti otsisid oma sulejoped välja, sest temperatuur järsult langes ja hakkas lund sadama. Karjalas 22. mail Louhi rajoonis sadas lund ja temperatuur oli alla nulli. 3 päeva hiljem siin möllas äikesetorm koos kuni 5 sentimeetri suuruse rahega ja temperatuur tõusis +24 kraadini. Petroskois registreeriti uue temperatuuri maksimumi +28,1 kraadi Celsiuse järgi ja pärast seda linna tabas tolmutorm, mis pole sellele piirkonnale absoluutselt tüüpiline. 24. mail Pihkva oblastis Sebeški rajoonis võimas tuulega äikesetorm jättis elektrita enam kui 100 asulat. Üle 50 kilomeetri teid oli täis langenud puid ja oksi. Moskvas jäi püsima tõeline suvesoojus, mille tõttu kuulutati välja oranž ilmastikuohutase. Hiina. 22. mail Kesk- ja Lõuna-Hiina provintsid seisid silmitsi järjekordse ilmaanomaaliaga. Ootamatult hakkas sadama paduvihma, millega kaasnesid äike, välgud ja tuul. Katastroofi epitsentriks oli Hubei provintsis asuv Wuhani linn. Seal registreeriti ühe päeva jooksul rekordilise sademete hulka 130,5 millimeetrit. Seetõttu esmakordselt kuulutati välja hädaolukorra hoiatus linnas esinevate paduvihmade tõttu. Vihmaga kaasnes tuule kiirus üle 27 meetri sekundis, mis langetas puid ja reklaamtahvleid. Lennuliiklus Wuhan-Tianhe lennujaamas oli halvatud, 27 lendu hilines ja 44 tühistati. Guizhou provintsis asuvas Qingyangi külas 21. mai õhtul alanud koos rahega vihmasadu jätkus terve öö. Vesi tungis majadesse, selle tase üleujutatud ruumides ulatus 60 sentimeetrini. Ja hommikul järskudelt mäenõlvadelt varises maa, mattes enda alla 8 maja. Kahjuks hukkus 4 inimest ja veel 17 on teadmata kadunud. Tasub märkida, et enne maikuud oli Guizhou provints läbi viinud maalihkeohtlike alade hindamine, kuid Qingyangi külanõlva nende hulgas ei olnud. Eeloleval ööl toimunud äärmuslik vihmasadu vallandas aga ootamatu maalihke. Guangxi provintsis leidis aset veel üks tragöödia. 23. mai hommikul Sanshe küla elanikud kuulsid valjumüra, mille järel mägedest sööstis alla vett ja kive. Katastroof nõudis vähemalt 5 inimese elud ja veel 3 on teadmata kadunud. India. Alates 21. maist on Delhi pealinnapiirkonda ja naaberosariike räsinud võimsad äikesetormid paduvihmade, välgude ja rahe saatel, põhjustades kaost transpordisüsteemides ja elektrikatkestusi. Üle 80 kilomeetri tunnis puhunud tuuled tekitasid linna matnud tolmutormi. Kokku New Delhis öösel sadas maha 81,4 millimeetrit vihma. Pärast sellist paduvihma sai selle aasta mais kogunenud sademete hulk rekordilisemaks alates 1901. aastast ja 6-kordselt ületas kuu keskmise. Elementide tagajärjel olid ujutatud üle tänavad, kahjustatud elektriliinid ning hilinenud ja suunatud ümber üle 450 lennu. Eriti sai kannatada Uttar Pradeshi osariik, kus võimas torm massiliselt langetas puid, hävitas hooneid ja nõudis vähemalt 56 inimese elu. Padajuni linnas tugev tuul põhjustas mündiõlitehase osa kokkuvarisemise, mis viis ulatusliku tulekahju. Toorainete kõrge süttivuse tõttu jätkus tulekahjuga võitlemine terve öö. Ja Mainpuri linnas loodusjõud langetas maha umbes 400 elektriülekandetorni, jättes piirkonnad elektrita. Halb ilm tabas ka lennundust, lend Delhist Srinagari 45 minuti pärast peale õhku tõusmist sattus tugevasse turbulentsi, õhulaeva tabas välk ja lennuki ninaosa sai rahekahjustusi. Õnneks suudeti lennukit, mille pardal oli 227 inimest, ohutult maandada. Noida linnas ajutiselt peatati metrooliiklus rahe ja langenud puude tõttu. Lääne-Indias mussoon tõi vihma 16 päeva varem kui tavaliselt, nii varajast vihmaperioodi algust pole siin nähtud vähemalt 75 aastat. 26. mai öösel Mumbai linnas sadas maha rohkem kui 5-kordse kuunormi sademeid. Pakistan.
24. mail Pakistani kesk- ja põhjaosa peale äärmusliku kuumalaine, mil temperatuur tõusis üle 45 kraadi Celsiuse järgi, tabas võimas torm äikestega, rahe ja paduvihmadega. Möllav loodus halvas liikluse, hävitas infrastruktuuri ja põhjustas ulatuslikke elektrikatkestusi. Tuul oli nii tugev, et puhus maha päikesepaneelid, rebis puid koos juurtega välja ning tõstis õhku tolmu ja liiva. Pealinnas Islamabadis veejood tungisid majadesse, tekitades kodanikele tõsiseid probleeme. Quaid-e-Azami ülikooli katus varises kokku, kuid eriti rängalt sai kannatada Punjabi provints. Lahore linnas peatati 1 metrooliini rongid ja reisijad evakueeriti. Halva nähtavuse tõttu paljudes kohtades suleti maanteed. Punjabi provintsis hukkus kokkuvarisenud seinte ja katuste, alla langevate päikesepaneelide ja välgulöökide tagajärjel vähemalt 20 inimest ja üle 150 sai vigastada. Loodusjõud äärepealt oleksid põhjustanud Karachist Lahori lendava eralennuki allakukkumise. Lahores maandumise ajal, niipea kui lennuk maandumisrada puudutas, puhkes ootamatult tugev tuul koos rahehoogudega. Piloot kiirelt tühistas maandumise ja tõstis lennuki taas õhku. 10 minutit oli lennuk tugeva turbulentsi tsoonis, teda loopis ühelt küljelt teisele. Pardal algas paanika, reisijad karjusid õudusest. Ühe reisija sõnul see oli tema elu jubedaim lend. Selle tulemusel suunati lennuk tagasi Karachisse, kus ta turvaliselt maandus. Korduvast õhku tõusust reisijad keeldusid. Seismiline aktiivsus. 22. mai hommikul Kreeka Kreeta saare põhjarannikul umbes 64 kilomeetri sügavusel toimus võimas maavärin, mille magnituud oli 6,1. Heraklioni linnas osaliselt varisesid kokku hoonete fassaad ning seismiline sündmus vallandas teedel kivivaringud ja maalihked. Värinaid oli tunda kogu Kreetal, naabersaartel ja mitmes Vahemere idaosa riigis, sealhulgas Iisraelis, Egiptuses, Türgis, Liibanonis ja Jordaanias. Põhimaavärinale järgnesid mitu järeltõuget, mille magnituud oli kuni 3,8. See on teine maavärin maikuus Kreeta saare lähedal, mille magnituud on suurem kui 6. 23. mai varahommikul Sumatra saarel asuvat Indoneesia Bengkulu provintsi raputas võimas maavärin, mille magnituud oli 6,3. Kõige rohkem said kannatada Bengkulu linn ja provintsi keskosad. Kohalike elanike sõnul nad ärkasid tugevate värinate peale ja paanikas jooksid välja. Paljud veetsid ülejäänud öö oma kodudest väljas, kartes järeltõuget. Ametlike andmete kohaselt sai kahjustada üle 200 hoone, nii eramud kui ka avalikud hooned. 8 maja varises täielikult kokku. Mõned elanikud said vigastusi, kuid õnneks inimohvreid ei olnud. Viimase nädala jooksul raputas planeeti veel 2 võimsat seismilist sündmust. 23. mail toimus Austraaliast lõunas asuva Macquarie saare lähedal 6,1 magnituudine maavärin. Ja 25. mail registreeriti Vaikse ookeani Tonga saarestiku piirkonnas 6 magnituudine seismiline sündmus. Maavärinad muutuvad sagedasemaks, nende kasv on juba eksponentsiaalne. Allatra teadlaste meeskonna aastaid tagasi tehtud prognoos hirmuäratava täpsusega täide minemas. Nüüd registreeritakse seismilisi sündmusi magnituudiga üle 6 magnituudi peaaegu iga 2 päeva tagant. Igaüks saab seda kontrollida, lihtsalt installige oma telefoni maavärinate jälgimise rakendus. Seismilised teenused on teabe kokkuvõtmisel liiga aeglased ja mõnede sündmuste magnituudid on alandatud, samas kui mõned teised salapäraselt kaovad andmebaasidest täielikult. Seetõttu võivad teie isiklikud vaatlused olla palju usaldusväärsemad. Me ei saa enam loota, et kõik laheneb iseenesest. Tuleb võtta kiireloomulisi erakorralisi meetmeid. Ja Allatra rahvusvaheline teadlaste meeskond pakub teaduslikult põhjendatud väljapääsu kliimakriisist, spetsiifilisi insenerilahendusi, mis aitavad ära hoida eelseisvat katastroofi ja tagada planeedi ohutuse praegustele ja tulevastele põlvkondadele.
Oma kõnes rahvusvahelise Allatra meeskonna teadlane doktor Egon Folakian jagab mitte ainult lahendusi, vaid ka läbimurdelisi tehnoloogiaid, mis võivad muuta meie arusaama füüsikast ja avada uue ajastu teaduses. See pole teooria, see on reaalne tee inimkonna päästmiseks.